kiitus sulle laulan, sa Jeesus mu päästja. Ma ülistan sind, o Jumala vaim, ja kiitus sulle laulan, sa Jeesus mu päästja. Sa oled mind päästnud, suretud katuse august, oled uue elu andnud ja mind pesnud verega. Sa oled mind päästnud, suretud katuse august, oled uue elu andnud ja mind pesnud verega. Ei ole paremat, ei ole ka suuremat, kui on Jeesuse nimi ja tema puhastab veri. Ei ole paremat, ei ole ka suuremat, kui on Jeesuse nimi ja tema puhastab veri. Sina oled hea mu isand, sina oled hea mu isand, sina ülistan mu Jeesus, halleluuja. Sina oled hea mu isand, sina oled hea mu isand, sina ülistan mu Jeesus, halleluuja. Ei ole paremat, ei ole ka suuremat, kui on Jeesuse nimi ja tema puhastab veri. Ei ole paremat, ei ole ka suuremat, kui on Jeesuse nimi. Halleluuja, tema puhastab veri. Me laulame sulle kiitust ja me täname sind su võidu eest. Me laulame sulle kiitust ja sind täname kõigest südamest. Me laulame sulle kiitust ja sind täname kõigest südamest. Me laulame sulle kiitust ja me täname sind su võidu eest. Me laulame sulle kiitust ja sind täname kõigest südamest. Me laulame sulle kiitust ja sind täname kõigest südamest. Ainult sina oled hea, ainult sina oled hea, sinu nime tõstan kõrgeks, ülistatud kuningas. Ainult sina oled hea, ainult sina oled hea, sinu nime tõstan kõrgeks. Vähemalt mitu inimest. Ma võin sulle öelda nii, et ma olen nagu tankirataste alt läbi käinud. Aga au jumal, hing on sees ju. Ja see korpus on terve ja ma ei muretse selle füüsilise tervise eest. Ma rohkem tunnen huvi, kuidas on minu vaimne tervis. Jumal tahab kõiki vaimselt tervitada. Aga vahest inimesed panevad selle asja lükkad nagu parlangsist välja. Tähendab, see on ka häda meile, kes me ei ole evangeeliumi kuulutanud nii, nagu evangeelium on. Nii nagu ta puhtalt Jumala sõnas on meile kirja pandud. Tead, ma olin ma võiks öelda, ta on suur Jumala sulane. Ja ma olin selle mehega, me rääkisime juttu, noh, ma ütlen vennaga.
ja ta ütleb mulle, Olev, me ei saa patust koguduses sedasi rääkida, sest inimesed, kes on patused, siis nad lähevad ära ja hakkavad veel suuremat pattu tegema. Ma ütlesin, et tule issand appi. Sa kujutad ette, kuidas keegi saab mind sundida, mitte tõde rääkima. Ma ütlesin, aga ometi me peame ju tõde rääkima, mis te nalja teete ju. Jälle ma hakkan selle naljaga pihta. See on ju kirikus või see on ju piiblis kirjas. Me peame tõde rääkima ja kurb sündmus on see, et paljudes koguduses ongi inimesed, kes tõde ei tea. Nad lähevad selle teiste jutu peale, lähevad välja, oi tule, seal on vägev, seal saavad kõik terveks, lendavad siia, nad on pattudega koormatud, nad tahavad terveks saada füüsiliselt. Ei saa, kullakesed, ei saa terveks. Jätame selle jama järgi. Ma ei tea, kas siin on seda tehtud, aga minu silmad selle aja vältel, nüüd ma olen 16 aastat vaba, rohkemgi kui 16 aastat sellest kõigest vaba ja mu silmad hakkasid siis seda nägema, aga ma ei julgenud seda välja öelda, ehkki ma olen küll julge mees. Aga ma ei julgenud niiviisi ja Jumal ei lasknud mul minna nende suurte meeste juurde ja nendega rääkida. Aga nüüd Jumal on nagu need teed avanud. See ei ole see, et mina midagi olen. Ma tahan olla sõnakuulelik oma isale. Ega see ei ütle, et ma bambusse panen. Bambusse ma panen ikka, kogu aeg. Tänu Jumalale. Ei, mulle meeldib see. Sulle ei meeldi, ega lihale ei meeldigi peksa saada. Ma saan peksa au Jumalale. Ega siis peksmise sees ei tule see au Jumalale nii ruttu välja. Mulle algul ei jõua see kohale, pikad juhtmed. Aga saad aru, siis kui ta kohale jõuab, siis mul tekib vastureaktsioon ja siis, et no ole, mis sa nüüd siis teed? Hakka nüüd ülistama Jumalat. Ise siin rääkisid, Arta koguduses rääkisid, nüüd hakkame kannatuste sees, me peame hakkama Jumalat kiitma. On ja nii? On. Mis ega siis ma teistsugusest lihast ei ole. Täpselt sama luu ja nagu kõik. Ja me tahame saada füüsiliselt kõik terveks. Me ei saa terveks. Ennem tuleb vaimne tervis ja sellest ma sain nägemuse, aga ma ei jookse ette, aga sellest nägemusest me veel räägime. Ja me jällegi me tihti istume maas ja peale õhtust palvust, iga õhtust palvust, me mediteerime sõna üle. Ja Jumal on meile rääkinud, et vaata, tuleb ärkamine. Aga mitte niisugune ärkamine, nagu inimesed tahavad seda näha. Ma ei tea, kuidas nad tahavad näha, aga minul on see pilt on väga segane sellest ärkamisest. Nad tahavad kõik nagu pauguga terveks saada, kohe pattudest plärraki vabaks, eks ole, mitte ise loobuda pattust. Küll Jumal tuleb ja võtab ära. Minul oli ka kunagi niisugune arusaam, et Jumal tuleb võtta mul selle suitsu ära. Ta ei võtnud seda ära, ei võtnud seda viinaga, ma olen seda rääkinud. Ja saad aru, aga Jumala vaim rääkis mulle ja minu naisele. Ja Jumal rääkis meile, et tuleb ärkamine, kus mitte nii, nagu inimesed seda ootavad, aga et inimesed annavad, kuula nüüd, ma panen selle suure tähega ja mustalt löön selle plärraki siia seina peale, oma elud, nad annavad oma elud. Tule nüüd kaasa, saad aru, oma elud, see, mis on sinu elu, selle nad annavad Jumalale. Vaat see on ärkamine. Ja ma ütlen, au Jumala selle eest. Nad annavad oma elud. Need oma elud on täis pattu. Oma mina, oma tegemisi. Mina tahan, mina olen, mina ütlen, mina käsen, mina poon ja lasen. On see nii? Ja siis Jumal ütleb, nad annavad. Need inimesed, kes on selle hammasrataste vahele jäänud, kes on nendest vasktorudest läbi tõmmad, kes kellegile ei kõlba, kuidas ma ütlen selle maailma keeles, see saast, kes kellegile vajalik ei ole, nad annavad oma elud ära ja Jumal tõstab nad üles. Ma tahan seda pilti näha. Ma nutsin Jumala ees öös. Ma ütlesin, see on nii imeline pilt. Saad aru, kui Jumal sulle vaimus annab seda näha, kui need viinapuud on istutatud selle elava vee allika juurde ja nad kannavad vilja. Halleluuja! Mitte oma lihale, aga Jumalale. See on vägev värk. Aga ma loen sulle Jumala sõna. Me olime, õhtu olime õhtapalve meil ja jälle kord oli lugenud, me järjest 3 kilome. Jälle kord oli lugeda ja jälle tuli see sõna. Ja ma vaatasin, kui imeline sõna see on. Võta lahti laulud või salmid, esimene laul. See on niuke väga värk. Halleluuja. Halleluuja. Õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järgi
ega seisa patuste tee peal, õnnis on see mees, õnnis on see naine, ega istu pilkajate kiljas, vaid kel on hea meel issanda seadusest ja need ei ole rasked. Ja kes uurib ta seadust ööd ja päevad, siis ta on otse kui puu, mis on istutatud veeojade äärte, mis vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi ja kõik, mis ta teeb, see läheb tal kõik korda. Mitte tema selle korda pani, vaid Jumal juhib teda, ta on andnud ennast jäägitult Jumalale, oma elu on ta ära andnud ja Jumal juhib teda ja kõik, mis sa teed, sa sirutad käe ja see läheb korda. Sa ei tea isegi, et see korda läheb, see ei tule sulle mõttessegi ja siis, kui sa silmad lahti teed ja sellest hakkad aru saama, issand, see on nii imeline. Ja siis see jõuab sulle ja tänu Jumalale, et ta jõuab, ma räägin endast, et ta jõuab hiljem siia, muidu ma võin uhkeks minna. Kui ma ette seda teaksin, siis ma võin uhkeks minna. Vaata, ma nüüd tulin Artasse, nüüd ma vehkisin siin kätega ja asjad hakkasid muutuma. Issand, hoia selle eest. Issand, hoia mind selle eest. Ei, seda ma ei ole kunagi mõelnudki ja ma ei tahagi ja mõelda on sellest jäle. Halleluuja. Ja kõik, mis ta teeb, läheb tal korda, aga nõnda ei ole õelad, vaid nad on nagu aganad, mida tuul laiali ajab. Sellepärast ei jää õel püsima kohtus. Kohtu eest tuleb meil kõigil seista. Jumala kohtu eest tuleb meil kõigil seista. Jumal ütleb, olev vend, seal sa panid. See on nagu meile, kuidas ma ütlen, kui Jumala lapsed seisavad Jumala eest, siis Jumal näitab, näed, seal sa panid mööda. Aga mina aitasin sind, mis siis, et sa mööda panid. Aga sinu süda oli, no kuidas seda öelda, su süda oli nagu õige laine peal, nagu raadio keerad, eks ole, õigel seal mingisugust, kui tahtis Ameerika alt Vene ajal kuulata, siis Moskva rammis sinna vahele, eks ole. See on nagu sogane, see on nagu seebivesi, see on kompott, eks ole. Aga su süda, sa tegid, liha tegi valesti. Paulus ütleb ka, et minu lihas ei ole midagi head. Pattu, mida ma teen, ma ei taha seda teha, liha rammib seda, eks ole. Aga oma vaimus ma ei taha seda teha, ma tahan Jumalat teenida. Ja vot siis ta ütlebki, ja kohtus sa jääd püsima Jumala kohtus. Ega patused sellepärast ei jää õelad püsima kohtus, ega patused õigete koguduses. Patused ei jää õigete koguduses püsima. Nad võivad siia tulla, nad võivad siin istuda kellegi emotsioonide peal, aga nad ei jää püsima. Kui nad meelt ei pära, nad ei jää. Vaata, kas sa mäletate, kui Jeesus ütles Peetrusele, ma annan sulle taevariigi võtmed. See, mis sa plärad kinni keerad, see on kinni, mis sa lahti keerad. Mihuke õnnistus tuli sellest paganatel, tead sa seda? Jeesus andis Peetrusele võtmed. Nüüd Peetrus keeras ukse lahti, ta oli sõna, mis siis, et ta langes. Jumal andis talle andeks. Ja Peetrus keeras lahti usu ukse, kellele? Paganatele, põvaki. Korneliuse kojast tulid mehed. Peetrus oli katusel, vaagen tuli alla, vaip tuli alla, suur, igatsused loomi, roomad, räpaseid täis. Seaduse järgi ta ei tohti neid süüa. Ta ütleti, issand. Issand ütles talle, Peetrus, võta verista ja söö. Ta ütles, mis sa nalja teed? Ma ei söö seda, mis mul on keelatud. Käsu seadus ütleb nii. Sel momendil oli ta käsu all lihas, täielikult lihas. Issand ütles, kuule Peetrus, see, mida issand on puhastatud, seda sina ära pea keelatuks. Nüüd jõudsid need 3 meest sinna värava taha, eks ole. Nahkur Siimoni majas seal mere ääres. Jõudsid need Korneliuse poisid jõudsid sinna ja püha vaim ütles Peetrusele, mine ja ära hakka kaksipidi mõtlema. Mine nende meestega kaasa. Peetrus oli veel kuskil lainetes, analulludes, ta ei tea, mis see nägemus tähendab. Tihtipeale meie ei mõista Jumala sõna, aga tuleb aeg, kus Jumal avab sulle oma sõna. Sa võid 5 korda seda kirja kohta lugeda ja sa ei mõista. Ja tuleb päev, kus Jumal avab. Miks ta avab sulle selle? Sellepärast, et sa otsid. Sellepärast, et sa loed. Ja kui sa ei loe, siis ta ei ava seda mitte kunagi sulle. Ta võib avada siin venna pastori läbi või ükskõike. On ta pastor või evangelist töödegi, mis vahe seal on. Eks ole? Ta võib avada sulle momendiks, aga siis tuleb kurat ja ta võtab sulle ära. See läheb sinust mööda nagu üks tuulemühin. Nagu üks tornaado lõikas mööda. See tornaado peab sulle sisse sõitma.
pläraki ja siis sa saad aru, milles asi oli. Ja Jumal avas pärast Peetrusel, ta ei olnud veel avanud. Peetrus oli, mis ta oli sõnakuulelik, ta läks seal katused, alla kõht oli tühi, need loomad jäid söömata, eks ole, või mis seal elajad seal olid, need jäid söömata ja nüüd ta läks Korneeluse kotta. Ja siis ta küsis, aga milleks te mind kutsusite? Ja Korneelus ütles, kuule vend, ma nägin nägemuses. Ja siis Peetrus sai aru, et Jumal on avanud ka paganatele usu ukse. Ja selle kaudu hakkasid tulema, kes paganad hakkasid tulema pääsmisele. Ühe mehe sõnakuulelikkuse läbi. Ja ennem issand andis talle ise ju, ennem kui ta ära võetis, andis talle ilmutuse 3 korda, ta küsis ja ütles, Peetrus, sööda mu kõigepealt tallesi, eks ole, siis hoia mu lambad ja pärast ta ütleb, sööda mu lambaid ka, kõigepealt tallesi sööta, siis hoia mu lambad, talle said kes? Lambad ja nüüd sööda neid lambaid ka. Ja seal ei olnud juttugi uskmatutest meist, Jesuitšniki on see vene keeles, eks ole, ei olnudki juttu, eks ole, aga ometi ta andis võtmed ja Jumal läbi Peetruse avas selle usu ukse ja tänu sellele on need uksed avatud meie jaoks. Me oleme paganad kõik, absoluutselt kõik paganad. Mul on paljud inimesed ütlema, ega ma nii pagan ka ei ole, mul on piibel kodus kapi peal. Ma ütlesin, aga pagan tähendab ju tegelikult tõlkes uskmatu. Uskmatu. Sa oled ju uskmatu, kui sa seda piiblit ei loe. Tolku, et ta sul seal kapi otsas. Ma vist seda viimast, ma vist läksin natuke ent, aga andke mulle andeks, ma olen niuke. Aga ma tahan muutuda ka. Sest issand tunneb õigete teed, aga õelate tee läheb hukka. See ei ütle nüüd, et me peame selle pärast rõõmutama, et õelate tee hukka läheb. Issand, tal on ka kahju, et see õel hukka läheb tegelikult. Tal on ju kahju, see on tema oma loodud, tema ju lõi meid, et me oleksime osaduses temaga, aga sellest me oleme rääkinud, mis toimus Eeden aias, kuna see asi nii läks, ta valmistas meile pääste, saatis Jeesu, eks ole, see läheb nüüd juba pikast laada. Ja au Jumala selle eest, et Peetrus oli sõnakuulelik. Niisama saame ka meie olla sõnakuulelikud. Jakobuse kiri, võtta lahti. Ma ei tea, kas ma leian selle üles, ma usun. No, kui see ei leia, siis lambist ei hakka rääkida. Ja võta mine lõppu, Jakobuse lõppu 5. peatükk. Ja ma loen terve selle peatüki, 13. salmist hakkab ta vihta. Kui keegi teie seast kannatab kurja, siis ta palvetagu. Kui kellelgi on hea meel, siis ta laulgu tänulaulu. Kes sellest rääkis täna? Vend pastor sellest rääkis täna. Kui keegi kannatab kurja, siis palveta. Hüüa siis Jumala poole. Kui kellelgi hästi läheb, siis kiida issandat. Kiitusega me oleme väga kitsid. Ma ei olnud kunagi seda laulu kuulnud, aga olime Laitse koguduses teenimas ja seal nad hakkasid laulma seda laulu. Pääsuk, oled sa kuud seda Pääsukse laulu? Imeline laul, jah. Saad aru, need sõnad, nende sõnadel on sügav sisu sees. Miks on siis inimene nii nukker, unine, ei kiida Jumalat? Kui linnukese, ma Ellega just läksime ta teed, ma ütlesin, vaata, kuidas linnud kevad hakkas tulema, kevad juba tuli. Kuidas linnud kiidavad Jumalat, aga tihtipeale meie ei kiida Jumalat. Me nuriseme Jumala ees ja ei tea, mis 150 asja me veel teeme. Selle asemel, see laul, kui sa ei ole selle kuud, küsi kellelgi, kelle see laul on, see on imeline laul, imelised sõnad on seal sees. See on inimese kätega küll kirja pandud, aga Jumala püha vaim on inspireerinud selle laulu või tähendab need sõnad ja see on imeline, mõtle sellele. Kui kellelgi on siis kurja, siis ta palvetagu. Kui kellelgi on rõõmus, siis tantsigu issandale. Ja see on nii lihtne, see ei võta ju tükki ära. Tantsida Jumalale. Jah, on ju nii. Kui keegi teie seast on haige, siin ta räägib füüsilisest haigusest praegu, eks ole, siis ta kutsugu koguduse vanemad enese juurde ja need palvetagu tema kohal teda õliga võides, issanda nimel.
issanda nimel ja issand teeb ta terveks, mitte meie ei tee, me oleme need ustavad kanalid või kui Jumal on meid kanalid, puhtad kanalid, Jumal saab meid kasutada. Eks ole, kui Jumal tuleks ise siia maa peale tervendama hakkaks, siis ma arvan, et neid raame siia paigale ei jääks. Kui Jumal kõneleb, mäletate, kui ta Moosesega rääkis, rahvas värises lausa, keegi ei tohtinud mäe külge kätt ka panna, kui issand hakkab kõnelema. See, mis issand räägib praegu, no kuidas ma sulle ütlen, see on nii pisikene, võib-olla no see suunurgast veel tornaadod tulevad. Aga kui Jumal hakkab rääkima, siia jää kivi peale. Maailma algained põlevad tules ära, saate aru, aga sellepärast on meid loodud, Jumal lõi meid ja kutsus neid, kes on temale ustavad. Ta teadis, et ma olen niisugune karsumkärakas. Aga ta teadis, et ma toon selle mehe vangist välja. Ma annan sellele mehele tahte saada kuradi paeltest vabaks. Ja ta andis mulle sisse selle tahte oma püha vaimu läbi, eks ole. Ta ilmutas mulle seda, kuule, aga palju paremaid asju on siin ilmas olemas, kui see räpane vangla, eks ole. Tahad sa sellest välja tulla? Loomulikult ma tahtsin välja tulla, aga kõik ei läinud nii. Ma joolutšku, nagu venelane ütleb, kõik nii kuuski ei läinud, eks ole, nagu mina seda mõtlesin. Ikka kiskus sinnapoole, eks ole, nagu vend ütleb, eila löödi neil aparatuur segama, nemad kiitus Jumalale, et löödi. Ega ma siis ei oleks osanud öelda seda, kui ma ise olin samas olukorras. Kus ma siis oleks osanud öelda, siis ma ütlesin ka palvetage minust, paljud palvetas. Aga Jumalale, ma usun, pastor Endel Rang palvetas päevad ja ööd selle mehe eest, et see mees saaks muutuda. Jah, ma olin välja astunud. Aga ma ei olnud hakanud seda sirget teed käima, ikka ma panin veel nii. Oma suuga ma olin tunnistanud, ma olen lõpetanud kõverdamast issanda sirget teid. Aga suuga rääkimine on üks asi, kuulete kallikesid, aga tegudega teha on teine asi. Mitte suuga uskuda, aga eluga hakata, elu parlanksi panna, ei suuda, loomulikult ei suuda. Ma ei suuda paljusid asju, ei suuda, aga ma palun isa, anna mulle jõudu. Ma tahan, mul on tahe sees, aga see tahe on ka Jumalast, see ei ole sinust endast. Lihatahe on sinust enast, maast, mulne ja kuradist. Oota, loeme selle ära, see on ilus salm. Mulle meeldib see. Ma usun sulle ka. Kui keegi teie seast on haige ja kutsu koguduse vanemad, need palved. Ja usupalve päästab tõbise. Usupalve. Ja issand tõstab ta üles ja kui ta on pattu teinud, siis antakse talle andeks. Aga vaata, nüüd on vahetatud need, kuidas ma sulle ütlen, see järjekord on ära vahetatud siin piiblis, eks ole. Aga me jõuame nüüd selle järjekorda, mille me siit piiblist võtame ja tõstame ette. Kohe me jõuame selle. Usupalve päästab tõbise ja issand tõstab ta üles ja kui ta on pattu teinud, siis antakse see talle andeks. Nüüd, kuulakesed, siis tunnistage üksteisele patud ülesse ja palvetage üksteise eest, et te saaksite terveks. Tunnistage, ta ütleb, vot selle oleks pidanud see ette panema, tunnistage kõigepealt üksteisele oma patud. Tunnistage nad üles, ärge jätke seda omale. Ja siis alles palvetage. Nüüd, kui ma tunnistan, lähen oma naise juurde, kuule, täna ma praegu panen lambist. Täna ma käisin mööda teed, mõtlesin seda ja võib-olla ütlesin sellele või ma üldse puudutasin või võtsin niisugust asja, mida üldse ei tohi võtta. Nüüd, mis see on? Ma räägin oma naisega. Ma ei tule sulle rääkima, ma ei tule sind otsi, mul on palju läheb minna oma naise juurde, eks ole. Kõigepealt ma räägin seda Jumalale, nüüd ma räägin oma naisele ja tunnistan ja põrguväed kuulevad seda. Nüüd ma tunnistan, see on patt. Jumal, see on patt. Ma kahetsen seda pattu ja ma ei taha seda enam teha. Amen. Sellepärast Jumal ütleb ja tunnistage üksteisele oma patud. Tulge kogudusse või olge te kojus või koduosadusgrupid. Aga vot see mul tuleb. Need koduosadusgrupid on need, mis jäävad. Paljud asjad langevad siin ära. Suurte kirikutornid tõmmatakse maha. Aga koduosadusgrupid on need, mis jäävad. Jääk jääb sellest järele, sest nii kiiresti teeb issand oma töö siin sees. Saad aru, ma läksin natuke kõrval, see tuleb nagu kulutuli tuleb peale. Issand ütleb, ma tulen nagu varas öösel sinu jaoks. Sinu jaoks. Ma tulen nagu varas öösel ja sa ei teagi, millal ma su kallal tulen. Sellepärast Jumal ütleb, ärge magage, valvake, te ei tea, millal ta tuleb. Ma ei tea, millal issand isiklikult minu jaoks tuleb. Saad aru, ärge moodake seda kolhoosi korda. Paljud kristlased ootavad seda kolhoosi korda. Saad aru, et kas, siin on palju noori, aga vanasi on ka minu vanused. Saad aru, oli nii, kui kommunism tuleb, siis kõik elavad koores magama, traktoritega tõmmatakse tekk peale ja hommiku tõmmatakse tekk maha. Ja, oli nii, Nikita Sergejevitš Krutšov ütles 80. aastal on kommunism.
tänu Jumala, et seda ei tulnud. Ateism on peksa saanud, isegi suur liit, nüüd on teine liit, no Jumal neid õnnistaks, see ei ole minu rida. Saad aru, me ei tea, millal miski asi tuleb, aga et me oleksime valmis ja et me valmis oleme selleks, me õpime Jumala sõnast. Ja siis tuleme kogudusele, oleme koos. Ma tahan, kallikesed, ma usun, et kindlasti on teist paljud, kes tahavad seda pilti näha. Vend rääkis siin Saaremaast, seal on tõesti Saaremaast, ma käin seal aastad juba, ma polnud elus Saaremaal käinud, aga üks kutse, mul on isegi Viktori juures on oma tuba, see on vasetuba ja Lonksude juures, perekond Lonksud, seal on ka vasetuba, saad aru, nad on mind nii omaks võtt, ma ei olnud kunagi Saaremaal käinud, ma olin ainult vangilaagris käinud ja seal on nii mõnus, ma ei räägi nüüd sellest lihaliks, aga seal on hea, nad on vennad, nad on siirad, nad räägivad seda, mida nad mõtlevad. Saad sa aru? Aga ära jää sellesse mugavuse sooni. See on ka üks libe koht. Ära jää sellesse. Tulevad raskused, siis sa ei jää püsima. Me jäämegi selle, vask tuli, või kes see vask on? Vask ei ole mitte keegi. Raiu see omale kohe raamatusse, kui tahad. Ta ei ole mitte keegi. Saad aru? Ja vask peab ise selle raiuma omale südamesse, et ta ei ole mitte keegi. Jumal on see, kes teeb, see väga libe tee, väga libe tee. See on hea, kui me üksteist vastu ja me peamegi seda tegema. Aga ma tahtsin rääkida seda, Jumal andis mulle seda rääkida. Ma tahan näha seda kogudust, kui ta oli algpäevil. Kui nad olid koos ülemises toas ja nad palvetasid. Siis ei olnud neid isegi veel hakatud kristlasteks nimetama. Pärast hakati neid kristlasteks nimetama eelkõige, eks ole. Aga nad käisid koos, Jeesusega nad olid koos, eks ole, Johanneseks nimetatud Markuse toas, eks ole, ülemises toas. Käisid, vot seda ma tahaks näha. Et kogudus saaks üheks, et keegi ei ütle. Sa oled vales koguduses, peaksid olema baptisti liidus. Jumal õnnistagu neid, kes see baptisti liit on. Saad aru, mis ma toon praegu näite, aga mul tuli see meelde. Kes me siis niisugused oleme? Me oleme baptisti liit, üks on metodisti liit, nelipühi liit, Euroopa liit, Nõukogude liit, kõik on liit. Annaks Jumala, et meie südamed oleks liitunud oma issandaga. Me oleme ju kõik Kristuse ihu, kõik oleme ju Kristuse ihu, mis liite me siin tõmbame, eks ole? Tere tulnud on iga üks, kes tuleb issanda nimel. Au Jumalale, see on hea lõhn, issanda pealt. Aga tihtipeale ei ole seda head lõhna. Vaadatakse viltu, ei taheta isegi tere öelda, keeratakse pea tänaval ära. See on häbi meile. Ja? Aga mitte kõik, kes ütlevad issand, ei saa issanda riiki. Tunnistage üksteisele patud ja palvetage üksteise eest, et te saaksite terveks. Õige inimese mõju võimas eespalve, ta ütleb, eespalve saadab palju korda. Jah ja aamen. Nii see on ja tunnistus oli siin. Eespalved aitasid, ma helistasin igale poole, vennad õed, palvetage. Minu naine läks haiglasse. Minu eest kullakene on palju palvetatud. Väga palju on palvetatud ja see on aidanud. Ja palvete peale Jumal rajab oma riigi. Kui tehakse õiged eespalved. Kõigepealt, et su süda endal saaks puhtaks. Selleks ei ole vaja, ei tea kuhu kirikusse minna. Sa võid isegi, ma toon niisuguse väikse näitus, ma olen niisugune susser. Sa võid isegi vetsupoti peal istuda ja palvetada. Pole tähtis, kus kohas sina istud. Ma toon niisugused näited, ma olen niisugune maapoiss. Jah. Sa võid seal palvetada, mina istusin vangikongis ja palvetasin nii nagu oskasin, ega ma ei osanudki palvetada, aga Jumal kuuleb ju seda. Me ei pea mingisugused pikki rituaale palvetama. Ei pea ju. Jumal ootab sinu käest lihtsalt lapselikku palvet, sa oled tema laps, poeg läheb isa juurde ja palub, issand, anna mulle siis seda nüüd. Ja ta annab. Me ei pea mitte kedagi püüdma jäljendada. Jäägem ise endaks, uskume issandasse ja küll siis issand teeb kõik hästi. Issand armastab meid nii väga. Vahel me ei suuda iseendid armastada ja vahel me ei suuda kaasinimesi armastada ja vahel käivad mõned asjad närvidele ja aga issand ootab meid, et me oleksime tema ees ja et kui minul on
minul on vahel probleeme, küll mul on oma pojaga probleeme, et ta ei ole ikka nii nagu mina tahaks. No. Siis ma lähen jälle Jumala ette ja ütlen, et issand, ta on ju sinu oma. Miks ma küll nii teen? Palun jälle andeks ja vahel ma ei ole oma mehega rahul. Miks ta küll nii teeb? Miks ta nii ei ole? Miks ta niisugune impulsiivne on? Miks ta ei võiks asju rahulikumalt ajada? Ärritab võib-olla kedagi. No. See ei ole minu asi. Ja kurat teab seda. Ja siis ta tuleb. Ja siis ta suskab mind kuskilt minu meeltesse. Kas tuleb kellegi tuttav ette? Ja siis Jumal tuletab mulle meelde seda aega 17 aastat tagasi, 16 aastat õigemini, 16 aastat tagasi. Kui ma olin nii, nagu Piibel ütles, et me armastaksime nii, et me sallime kõik, me usume kõik, me loodame kõik. No oleksime Jumala ees nagu väikesed lapsed. Väiksed lapsed on nii siirad. Meie tuleme oma elukogemustega, oma tarkusega. Aga Jumal ootab seda siirust, seda siirast tema usaldamist. Alles hiljuti issand ütles ka, et kui ma teile ette ütleksin, mis asjad kõik tulevad, siis te läheksite viltu. Me ei saagi tahta kõiki asju pikalt ette teada ja siis oma mõistuse järgi paika panna. Ma viimasel ajal kogen seda ka, et liha ju ei taha Jumalat teenida, ta kuidagi kohe ei taha. Vaata, kui vahel ta ei taha isegi käsi üles tõsta, et teda austada. Ja siis ma olen nüüd asjale pihta ka saanud. Et kui mulle midagi väga vastukarva on, siis ma pean seda tegema. Siis ma pean seda lihtsalt tegema, sest Jumal tahab, et ma teen seda, aga minu lihale on see nii vastukarva. Teate, minule ei meeldi üldse kuskil olla ja nii-öelda rääkida. Teate, kui ma käisin piiblikoolis ja kui meid pandi siis jutlustama ja kui ma pärast vaatasin seda enda jutlust, siis ma panin silmad kinni ja ma ei tahtnud seda vaadata. See oli minu jaoks nii jube. Ja ma ise ei taha, ma ise kunagi ei trügi siia ette, ma ei taha seda. Aga see on minu liha, mis ei taha. Aga kui Jumal seda tahab, siis ma pean seda tegema. Aga Jumal teab olevit ja tema teab, et ta on impulsiivne ja tema haarab kohe kinni ja kohe läheb. Ja tänu Jumalale, et ta selline on, sest mina muidu ei liiguks vist sammugi. Nii et Jumal teab, mismoodi tema kedagi saab kasutada ja suunata. Ja nüüd ma pikapeale ka õpin sellest, et ma püüan sellest nagu lahti lasta, mitte mina ei hakka oma meest õpetama. Ma pean lihtsalt olema allaheitlik ja sõnakuulelik. Mul alati see ei õnnestu, siis ma pean jälle andeks paluma. Ja vahel ma ütlen Jumalale ka, et ma ei tea, kui kaua see minu juures niimoodi ehtib, et kui kaua Jumal mind kannatab sellisena. Ja ma saan aru ka, et issand laseb tulla meie elude peale neid olukordi. Vahel on need nii ebameeldivad. Ja mõtleme ka, et me oleme Jumala lapsed ja miks need tulevad need asjad meie peale. Kui ma loen jälle Jumala sõna ja sealt tuleb nii kinnitav, et issand armastab meid ja sellepärast ta laseb tulla niisugused asjad meie peale. Vahel mõtleme, et Jumal, et kus sa oled, sa ju armastad meid, miks sa lased tulla sellistele asjadele minu peale? Mõtlesin ka, mu ema oli vähihaige ja usklik ja ta uskus ja ometi ta suri sellesse vähki. Ja kurat tahtis nagu kõik tühjaks teha. Üks usuõde tuli ja ütles mulle, et Elle, sa oled juba alla andnud, aga mina veel ei anna alla, ma veel palvetan. Ma veel palvetan, et ta terveks saaks. Aga kujutate ette, aga Jumal oli mulle andnud palju aega varem unenäos. Näitas mulle, et tema läks taevasse ja et ta oli terve. Ja mul tuli see teadmine, et issand tervendab ta, et viib ta ülesse. Selles mõttes, et ta saab Jumala juurde, et ta saab terveks. Issand puhastas teda sellel ajal, aga ta ei saanud lihalikult terveks. Ja mina õppisin sellest seda, et me ei saa elada nagu selles oma usus. Tema uskus, et Jumal teeb ta terveks ja ta ei läinud arstide juurde.
mina õppisin sellest seda, et ma pean usaldama Jumalat, kui Jumal laseb tulla mulle neid asju, et siis sellel igal asjal on oma mõte, miks ta seda teeb. Ja ma ei saa Jumalat selles süüdistada, vaid ma pean siis käituma vastavalt. Ma läksin arsti juurde ja ma vajasin nende arstide abi, aga ma vajasin ka teiste kaaskrislaste eest palveid. Tänu Jumalale teie eest. Te olite sõnakuulelikud. Nii et me ei tea kunagi, miks meile miskid asjad sünnivad. Aga mina olen õppinud seda, et ma pean kõiges lootma Issanda peale ja tema toob välja. Kas meil on vaja arstide juurde minna või ükskõik, mis näiteks autoavariist läbi käia. Me ei tea, mis Jumal laseb meile tulla. Aga et me sellest kõigest õpiksime. Mina õppisin sellest asjast ka, et ma pean olema allaheitlik oma mehele. Ma ei tea, miks Jumal seda niimoodi lasi korraldada. Aga tänu temale. Ma tänan teda selle eest. Sest tema on meid loonud ja tema teab, mis meile kasuks tuleb ja kuidas tema kedagi juhib, mille läbi.